Rakverre kutsus mind liikumispuudega Meelis, kellele vanaema pärandas kahasse vennaga maja. Selgus aga, et vend võttis võlgu ja kohtutäitur on nüüdseks arestinud temale kuuluva majaosa. Meelis on väga mures, mis siis saab, kui venna maja pool võlgade katteks müüki pannakse. Aga mis imevõlgu see vennas siis võttis teile? Ma ka ei tea. Ise, tema elab ka siin muidu, jah? Jah. Aga jumal küll, kas sa ei ole siis küsinud, et vennakene, mis võlgu sa võtsid siis? No olen rääkinud, aga ta pole nagu seletanud seda. Ja meile ütles, et natukene siia-sinna on, et maksab ära, aga nüüd tuleb välja, et vist 30 000 või palju ta seda võlgu on. 30 000 on päris suur summa ikka ju. Ja meie kahe peale on see pool maja. No ma ei kujuta küll ette nüüd, kui kohtutäitur tuleb, ükskord tõstab ta siit välja kratipidi, paneb selle pool maja, ütleme, müüki. Mis mina siis teen? Et see tundub olevat mingisugune selline finantsasutus, mis annab laenu ja selle pealt on juba tulnud siis põhinõuded 2500, kõrvalnõuded siis suure tõenäosusega, ma ei tea, kas see võib olla siis mingi inkasso või midagi sellist, üle 1200, riigilõivu terve ports on ju. Lähme nüüd. Nii, ops. Älge pange nüüd tähele. Lähme siit välja. Isegi kõrvalt on valus vaadata, kuidas Meelisel see igapäevane liiklus kahe korruse vahel käib. Ometi, selle üle ei kurda Meelis kordagi. Talle teeb palju rohkem haiget, et juba mitmendat korda peab ta venna mõtlematuse ja võlgade tõttu kannatama. Aastad tagasi, kui ta noorem oli samasugune jama, aga siis ma klattisin ära ja siis niimoodi pääsesime. Et siis olid ka võlad peal või? Jah. Mis summadest siis jutt käis? Ma ei tea, aga ma maksin mingi 5-6 000, kandsin ta arvele. Ja inimene peaks olema õnnelik, et tal on pesa, kuhu ta saab tulla ja olla. Et ja küll kõige ilusam ja puhtam ja parem siin pole, aga vähemalt on kohtki. Mõelge, kui palju tänapäeva noored inimesed peavad võtma laenu 10 koha peal rassima, et üldse ellu jääda. Aga meil on ju see elamine olemas. Parem hoidkem seda, mis alles, mis on. Ja, et ärme anna seda mingisugustele võõrastele kohtutäituritele. Ka vastu ei võta. Üritame venda telefoni teel kätte saada, aga tulutult. Seetõttu tulen õhtul uuesti siia tagasi, kui ta on koju jõudnud. No. Tere. Ja. Tere. Ja siin ta peaks magama. Siin ta peaks magama peatekijal. No kutsu siis. Kristen, suga tahetakse rääkida. Kuule, vend on mures, et kas ta jääb oma majast ilma sinu pärast või? Mis majast ilma jääb? No, sa oled vist kõvasti võlgu võtnud või? Kes see võlgu võtnud? Sina? Ma maksan ju. See on ime, et ma pole veel endale poele koela pand. Ma olen igasuguses olnud ja olen välja tulnud sealt. Palju sul neid nõudeid kokku on? Et võtaks need paberid äkki ette kõik või? Ei ole ju. Aga sulgi on mingi paber ju? Ja, no. 1000 eurot on võlgu võtta, see on suur summa. 1000 eurot? Jah. Oota, kas sa oled lihtsalt tööpäevast väsinud või napsu võtnud vähekene või? Väsinud on see. Aga kui sa lihtsalt väsinud oled, siis äkki sa leiad ikkagi üles, et palju sul neid võlgu kokku on ja... Ongi üks kohtutäitur peal ja selle maksadega, kelle ma veel maksma pean siis. Aga palju sa maksad iga kuu? No, pool palgast ju.
nii, pool palgast ehk, mis see summa on? no 700 eurot ju. Sa ütlesid, et sul on 1000 eurot nõuded, aga iga kuu maksad 700 eurot ära, no siis oleks ju 2 kuu makstud juba. Siis ikka see summa peab suurem olema. Maksan ju. Mis värk siis sellega on, et kohtutäitur selle maja poole on ära arestinud? no loogiline, ta arestib ära ju, et kindel olla ju. Aga sul on see maksegraafik tehtud ja sul ei ole mingit probleemi olnud selle maksmisega või? Ei ole ju. No juba, aga ühesõnaga, miks sa siis oma vendale rahustanud, et sa ilusasti maksad? Miks sa ei selgita talle, kui palju sa oled võlgu võtnud? Ma ei tea, mis tal viga on. Ta ei ole mingi pett. Keegi ei olegi öelnud seda, et selle võla pärast siis on meil niisugune sõda. Ja paha ma ei taha. Ja tõesti, kas me oleme siis nii kurjategijad, poiss on nii kurjategijad, ei tea, kuhu tuleb panna. No aga keegi ei pane inimesed võtavad tuhandeid, võtavad võlgu, eks ole, ja mitte midagi ei tehta, absoluutselt. No ma saan aru, kuulete mind või? Kuidas? Kuulete või? Ei kuule hästi, jah? Ma ei kuule täiesti hästi. No siis ei saa midagi rääkida. Aga lihtsalt mul teeb näo apuks, kui mulle paneb mingi võõras onu, paneb oma käed minu rahakotti ja võtab sealt ära. Midagi ei seleta ka. Vahepeal tahtsidki Meelis ja ta vend teha notari juures kinkelepinguga poole majast ümber hoopis 3. vennale. Tehing aga kuulutati hiljem õigustühiseks. Pöörati tagasi ja kõigi nende menetluste kulud nõuti välja just Meeliselt. Seal notar kindlasti ka küsib, et kas on võlgu peal või ei ole. Aga notar ei küsinud seda minu käest küll mitte. No, aga notar, sina olid ka seal, kui allkiri anti? Küsin. Ka ei küsinud. Kindel, et ei küsinud? Jah. Notar ei oleks tohtinud seda läbi lasta, ta oleks pidanud uurima, kas sellel kinkjal mingisugused laenukohustusega asju kaelas ei ole. Ja siis ta oleks pidanud meile seletama seda. Kui tõesti minnakse notari juurde tegema mingisugust tehingut ja üks tehingu osapool on mingisugused suuremad summad võlgu, kas notar enne, kui mingisugust kinnisvaratehingut tehakse, antud juhul siis kinkelepingut, peab kuidagi kontrollima seda, et kas see üks osapool on võlgu? Jah, et mingit üleüldist võlgade registrit ei ole olemas, et ei saa kontrollida, kas inimesel on võlad või mitte, et mis on olemas, on täitemenetluse register, et kus on näha, et kas inimese suhtes on algatatud täitemenetlusi, aga notaritel sellele registrile ligipääs puudub. Ja isegi, kui inimesel on võlad ja ta ise ütleb, et mul on võlg ja mul on täitemenetlus käimas, et ka siis ikkagi jätkuvalt ta võib tehinguid teha, et temal tehingute tegemist ei ole ära keelatud. Et aga kui ta oleks ise oma täitemenetlustest rääkinud, et siis notar oleks saanud talle öelda ilmselt seda, et täitemenetluses on võimalik tehing tagasi võita 2 aasta jooksul, võlausalda saab seda taotleda, kui see tehing on kinkeleping ja tehtud lähedaste vahel. Võlg on võõra oma, tuleb ära maksta, et ei saa nii, et kandid varad ära ja siis oled puhas poiss, elu läheb ilusti edasi. Kõige olulisem on see, et sellest majast te ilma ei jääks. Sa saad garanteerida seda? Ei jäägi. Meelis tahaks venda uskuda, aga elu on teda piisavalt õpetanud, et veri ei ole paksem kui vesi. Ja pealegi, kuna kohtutäitur ampsas Meelis arvelt korraga ära suure summa kohtumenetluse kuludeks, jäid tal ostmata küttepuud. Ühesõnaga, sul oleks vaja küttepuid? No. Kui palju? No, ma olen ikka 15 ruumi aasta peale ära ostnud. Jah. Niisiis, kui kellelgi on võimalust või soovi Meelist küttepuude osas aidata, andke julgelt mulle teada.